Et kui nii enda lõpuks joonist teha, siis põhimõtteliselt see isegi nagu on peaaegu nagu joonis. Siin nüüd üks selline nüanss on, et see AutoCAD millegipärast seda katkend joont tahab jube suureks jätta, et saab kasutada siis sellist trikki nagu seda ikooni kuskil ei ole, aga selline käsk on olemas nagu line type. Ja siin on võimalik siis kõige lihtsam variant on võtta siit linnukene ära, kus see use of paper space units for scaling. Et vaatame, kuidas see mõjub, nii regenereerima peab ka nii R-all. Ütleme niimoodi, et juba peaaegu igastahes parem kui ennem. Et see on siis väljanägemise pärast, aga nüüd kui mingi selline tööstuse moodi asi taga on või te tahate tellida kuskilt midagi, et siis on hea, kui te loete ise tükid kokku, mitte ei jäta siis selle kokkulugemise au sellele, kes seda tööd teostab. Seda on lihtsam teha, kui meil on tükid ära märgitud. Et ma ennem nüüd kohendan natuke seda liideri stiili, siin on võimalik siis natukene seda paremaks teha, sest siin on millegipärast need asjad on hästi suured, ma ei teagi, mille jaoks see hea on, et näiteks teksti kõrgus on 4 millimeetrit, seda on pisut nagu palju, et 2,5 oleks küll. Ja liider võimaldab siis panna siia tükkidele nii-öelda kirjad külge, ma objektsnäpi lülitan välja, siis saab rahulikumalt panna. Nii, mul on tunne, et see on nüüd jäme joone kiht, vaatame, mis kiht mul on, ei ole peenjoon, las ta ei olla, jah. Nii. Et siis saab panna tükkidele numbrid külge näiteks, et see on siis mingi, vabandust, võiks suured tähed olla. Ja kuna neid detaile on 3 tükki täpselt ühesuguseid, ma tegin meelega sellise lihtsa riiuli, siis saab seda kopeerida. Nii, siia läheb, siin muudame selle kirja ära, et see on siis nüüd detail 2. Ja seda detail 2 on ka siis mitu, et üks on siis ühel pool, teisel pool, et paneme sellele ka siis nime külge. Veame ta näiteks siia pooleni. Tüübleid nüüd ei hakka siin detailidega tähistama, et siis et kokkulugemine, isegi nende viidete kokkulugemine võib veel eksituse sisse viia, kui neid detaile on rohkem. Meil on siin praegu hästi lihtne riiul, tavaliselt on neid palju rohkem neid detaile, et siis on mõistlik teha detailide tabel. Tabeli tööriist on siis ribbonipeal annotation aknas ja teeme ta siis, praegu mul ei ole peas, mis lahtrid sinna tulevad, aga teeme näiteks sellise, kus on 6 tulpa ja 30 on laiad, et siis ta tuleb sama lai, kui on see, sama lai, kui on kirjanurk, nii. Et siia läheb siis, ütleme, boss, siia, paneme siis see ei mahu ühte eriti ära, see on muidugi paha. Siis peab natukene võib-olla mõnda lahtrit siin
Noh, praegu tegelikult see tabeli sisu peaks olema siis selline, et sellest oleks siis siin piisav informatsioon olemas, et praegu mul paremat mõtet ei tulnud, nii ma vähendan siin terves selles reas, vähendan teksti suurust, siis mahub äkki paremini ära. Nii, ja detaile on mul siin 3 tükki, siis ma teen natuke ridasid ka juurde. Et siis detail 1. Nojah, nüüd see arvas, et ma teen siin kuupäeva hoopis. Nii, kus ta nüüd selle pani? Vaatame, kas mul õnnestub üldse, ei lasegi. Arvab, et ma tahan 1. detsember kirjutada. Ja 1. detsember ei taha ma kohe mitte kirjutada, eks ma pean siis panema talle mingisuguse selle märgi ette, et siis ta paneb selle, loeb tekstiks ja ei hakka ise mõistatama, et see ette mõistatamine on nende uute programmide juures üks tüütus. Nii, vaatame, kas mul siia õnnestub ka kirjutada. Ma pean vist siin kohe panema kõigil nüüd 2.5 selleks tekstiks. Nii, ei lase, ikka tahab veel saada. Nii, siia tuleb siis detail 2. Ja siia tuleb, sellel ei olegi positsiooninumbrid siin, et siia tuleb lihtsalt tüübel siis. Katsun need kõrgused ja teksti suurused saada paika. See on siis teine on siis kas tüübel on teie arvates tugeva teega või? Ega ma ei tea, mis see kaasaegne eesti keel teeb. Vanasti oli nõrga teega. No nii, nüüd õnnestus lõpuks need teksti kõrgused siia saada. Nii, ja laius on siis sellel 540, no tähendab, tegelikult võiks olla siis sügavus, et see on siis 200. Teine on siis külg on ka 200. Pikkus on 540, ei 560. Ja sellel on pikkus 400. Ja paksus on neil siis 20 siin selles mängus. Ja hulk on siis 3 ja 2. Nii, tüüblite hulk on siis iga riiuli kohta 4 tüüblit, see on siis 12. No, pikkus on siin, mis meil see oli siin 20. No, läbimõõt paneme, oli vist 8, kui ma õigesti mäletan. Ja. Nii, siia tulid jälle mingid suured tähed, peab jälle kohendama, et ei taha hästi
ei taha hästi külge jääda. Nii numbrid võiks siis panna ka, et nad on keskel. Nii, siin on midagi mul ees, ma ei näe hästi, mis seal taga on. Ja nii. Paneme siis middle center, näeb ilusam välja. Et kui nüüd selline tabel ka siin joonisel on, siis ei ole võimalust, et keegi selle detailide arvuga mööda paneb, et teeb siis õige hulga numbreid oskavad lugeda, kui ka joonist lugeda ei oska.